Aitäh, tere hommikust kõigile. Ülo Kaasik andis väga hea numbrilise ülevaate majanduse olevikust ja tulevikust. Mina kindlasti vaatan seda rohkem poliitilisest vaatevinklist ja ka üritan vastata selle koha pealt, et mis see peamine vastuolu on. 10 aastat on lühike aeg. Kunagi Lennart Meri vastates Urmas Otile, kes küsis, et mis te arvate, missugune on Eesti 5 aasta pärast? Siis Lennart Meri ütles selle peale, et mis 5 aasta pärast? 5 aastat on liiga lühike aeg. Ja tõepoolest, meie olemegi selles vastuolus, et me tahame rääkida tulevikust, me peame rääkima kaugemast tulevikust. 1995. aastal valimiskampaania ajal, esimene minu valimiskampaania, kohtusin inimestega ja seletasin, kuidas majandust tuleb ümber korraldada ja mulle öeldi, et teil on ilmselt õigus, aga meil pole aega oodata. Ja eile ma kuulsin ühelt avalikule tegelaselt, kellel oli ühel äsjasel kohtumisel öeldud seda sama. Me tahame olevikult kõike. Meid ei huvita, mis te tulevikus lubate. Mõtlesime kahekesti selle peale, et me looksime oleviku Eesti erakonna ja jagaks kõik laiali, mis suudame. Ei mingid investeeringud, võtame laenu, mille laseme tulevikus kinni maksta. Olevik on ju üldiselt kena. Eesti pole kunagi nii hästi elanud, Eestis pole kunagi nii hästi elatud kui praegu. Kui vaadata mis tahes tabeleid, siis me oleme maailma 50 rikkama riigi hulgas. Meie inimarengu indeks on kõrge, aga tulevikus on meid palju vähem. Seda juba mainis eelkõneleja. Minul saab täna täis 50 aastat keskkooli lõpetamisest. Ja see on mul täitsa meeles, kuidas me lõpetasime, kuidas me pidusid pidasime, kõik taoline. Ja 18-aastaseid oli siis 40% rohkem kui 18-aastased on täna. 40%. Ja see on vaadeldav ajaperiood. Seetõttu, kui me vaatame aastaks 2040, siis meid on Statistikaameti kõige mõõdukama prognoosi järgi 100 000 vähem, aga selle 100 000-lise vähenemise sees on struktuurimuutused. Tallinn ja Harjumaa kasvab, Tartu ka natukene, muu piirkond jääb aina tühjemaks. Töövõimelisest elanikkonnast ja töötajatest oli juba juttu, kasvab ka vanemate ja ülalpeetavate hulk selles struktuuris, mis tähendab ka väga olulisi valikuid. Ka valijate struktuur muutub ja nii nagu ka eelkõnel ütles, 2 aastat väheneb ettevõtete kasum ja omal ajal sai kasutatud seda lauset väga palju: no profits, no jobs, no investments. Tulevikku vaadates me peame muidugi olema realistid. Me peame suutma teha ka poliitilisi kompromisse oleviku ja tuleviku vahel, sest poliitikud on kõik, me mõtleme tänastele, juba selle aasta valimistele ja mitte mis saab meist 20-30 aasta pärast, kuigi see on väga, väga oluline, aga me peame leidma selle kompromissi nende vahel, kes ootavad elu paranemist täna ja nüüd ja nende vahel, kes on valmis panustama tulevikku. Ilfi ja Petrovi kuulsas romaanis 12 tooli on episood, kus Targorodis lastakse käiku trammiliin. Selle avamisel tahtis peainsener Treuhhov rääkida trammist, aga hakkas nagu vastu tahtmist rääkima hoopis rahvusvahelisest olukorrast. Ja mõeldes järgmise kümnendi peale ei saa mina ka sugugi ümber rahvusvahelisest taustast, mis seda kümnendit paratamatult kujundab. See kümnend jaotub selgelt 2. Kõigepealt 2 aastat kuni 2019. aasta valimisteni Euroopa Liidus ja ka Eestis ja siis ajastu sealt edasi. Hollandi valimised toimuvad 15. märtsil, 23. aprillil toimub 1. ja 7. mail Prantsusmaa presidendivalimiste teine voor ja see muudab kindlasti Euroopat, ükskõik kuidas läheb. Halvemaks, paremaks, aga see muudab Euroopat. Sakslased valivad parlamendi selle aasta septembris, kuni selle ajani, aga veel mõni aeg pärast seda on nad kinni oma sisemistes vastuoludes ja vaidlustes. Iga päev räägitakse midagi uuest USA presidendist. Iga päev toob mingeid uudiseid, aga mitte suuremat selgust. 2 lähema aasta jooksul saab meil olema selge, mis siis lõpuks Ameerikas toimuma hakkab.
Ja minu soovitus on eile kogu aeg ka igal pool uudistes öeldakse, et tema toetus on madal, 44%, et kellegi pole nii madal olnud. Mina ütleksin, et see ei ole adekvaatne hinnang. Tema toetajaskond on väga motiveeritud, väga konsolideeritud ja see on ikkagi väga suur number, see 44% Ameerikas. Ja see kindlasti mõjutab Ameerika poliitikat. Igal juhul on lääneleer lähema aasta jooksul ebakindel, 2 aasta jooksul ja ka lõhestunud, nagu on öeldud alles hiljaaegu ka Financial Timesis, et me peame lootma parimat, aga olema valmis halvimaks. Uus USA president on pooldanud Euroopa Liidu lagunemist ja NATO kadumist ajalukku. Nüüd küll eile rääkis teist juttu. Ja ka Venemaa soov on kogu aeg olnud see sama. Nii et meil on olukord, kus kui Ameerika Ühendriikide president soovib ajada asju ka liikmesriikidega, riikidega eraldi ja ignoreerida kõiki rahvusvahelisi kooslusi, siis see on väga suur fundamentaalne muutus, see ei puuduta mitte ainult Euroopa Liitu, vaid ka ÜRO-d ja ka Maailma Kaubandusorganisatsiooni. Ja üks USA administratsiooni hästi vastuoluline peaideoloog Steve Bannon kohtus nädalapäevad tagasi Saksa suursaadikuga USA's ja just sellist arvamust väljendas, et nad eelistaksid ajada asju riikidega. Ja ka Euroopas ja isegi tema juhtasutuste koridorides on meeleolusid, mis leiavad, et riikidevahelistel otsesuhetel pole häda midagi. Ja sellises olukorras muidugi jäävad väikeriigid üksi. Me oleme täna, vaatame asja realistlikult, juba palju rohkem üksi, kui me olime 25 aastat tagasi, kui taasiseseisvumise järel me olime vähem üksi, kui me oleme täna. Meie liitlased on endiselt olemas, aga kui me soovime neile nagu ka omalt poolt probleeme tekitada, siis peame arvestama, et neil ei tarvitse meie jaoks olla aega ega huvi. Õnneks me muidugi ei tea, missuguseks kujuneb USA poliitika tegelikult. Aga et ta tahab oma valimislubadusi ellu viia, seda ei saa alahinnata. Maksupoliitika, mis kohal viibivad publikud kindlasti väga huvitab, need lõpetatud ettepanekud pidavat laekuma augustis, nii oli viimane informatsioon, aga USA uus administratsioon kavatseb oluliselt vähendada ettevõtluse maksustamist. Ettevõtte tulumaksu, mida nimetatakse inglise keeles, on business tax, ma ei tea, kus see vastab täpselt corporate income taxile, aga kavatsetakse langetada 35%-lt 20%-le, ka kavatsetakse ulatuslike ettevõtete investeeringute maksuvabastusi, nii et paneme tähele Eesti tulumaksusüsteemi pooldajad ja vastased. Aga kõige suurema maailmamajandusliku mõjuga on idee nõndanimetatud border adjustmentist. Lihtsustatult on see impordi maksustamine täiendava maksuga ekspordile maksuvabaduste kehtestamist. Inimkeeli kaup, mis tarbitakse USA's, peab olema maksustatud samavõrra nagu mujal toodetu. Samavõrra nagu USA's toodetu. Et see võib tähendada kuni 300% hinnatõusu mõnedele kaupadele ja 1,1 triljonit $, lisatulu. Tegelikult on tegemist kaitsetollide kehtestamisega. On juba ise Ameerika ettevõtted tülli pööranud. Vaesemad tarbijad kaotavad hinnatõusu tõttu, aga see ei näi kuigi oluline teema olevat. Tuleb arvestada, et majandus- ja eriti kaubanduspoliitika valdkonnas on presidendil väga suur võim. Plaanis on mitte arvestada ka laenuintresse kasumimaksu arvestamisel, see muudab laenamise vähem soodsaks ning vähendab ka pankade tulusid. Ja eile lubas ta siis ka 1,1 triljonit $, küsida infrastruktuuri investeeringuteks. Kahtlemata mõjutab see väga palju meie, räägime ette nemad, vaid meie ehk Euroopa Liidu kaubandus- ja majanduspoliitikat. Euroopa ühisturg oli kaunis protektsionistlik ja ka täna on protektsionistlikud meeleolud ja üleskutsed Euroopa Liidu sees tugevad. Mina mäletan elavalt suuremat sorti heitlust naiste pesu impordi ümber, nõndanimetatud bra wars, kus taheti kaitsetolle sisseveetavale naiste pesule. Kogu aeg on räägitud, üks huvitav asi on see, et kogu aeg on räägitud, et on vaja terase importi, on vaja tõkestada ja nüüd on see tehtud. See tähendab, et see näitab mingil moel ka hoiakute muutumist, sest et ma tean, minu kolleeg aastaid surus seda, et terase sissevedu Hiinast on vaja maksustada ja tänaseks on see selle aasta 27. jaanuaril 2017 Euroopa Liit kehtestas
teatud terasetoodetele torud Hiinast sisseveetavatele torudele tollitariifid 30,7 kuni 64,9%. Toon need numbrid, et näidata, et tegemist on väga tõsiste numbritega. Mida ei tohiks teha lähema 2 aasta jooksul, kui rääkida juba nüüd tulla natukene koha peale tagasi? Me ei tohiks tagasi pöörata, loobuda sellisest majanduspoliitikast, mis on meid teistest eristanud ja meile ka konkurentsieelised loonud. Need on madal maksukoormus, tasakaalus eelarve, lihtne maksusüsteem, ettevõtete ja ka üksikisiku tulumaksusüsteem, e-administratsioon, once only põhimõte, väga tähtis ja väga innovaatiline põhimõte, mille on raske mujal maailmas selgeks teha, et niisugune asi eksisteerib. Me oleme ajanud omapärast majanduspoliitikat. See on teinud naabreid ka tigedaks, aga toonud meile välisinvesteeringuid ja ettevõtlust. Meie rahareform hakkas IMF teistele soovitama, meie ettevõtte tulumaksureform äratas tõsist tähelepanu ja täna on midagi analoogset rakendatud mujalgi ja nagu ma juba ütlesin, ka USA maksureformi kavades on ettevõtte tulumaksu muutmine. Minu majanduspoliitilised vaated toetuvad põhimõttele, et kõik on hea, mis toetab aktiivsete inimeste algatusvõimet, töökust ja kohustunnet. Möönan, et teatud ümberjaotamine on ühiskonnas paratamatu ja vajalik, aga olgu seda siis nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Mingi hiinakeelne jutt palgavaesusest ja palgalõksust jääb mulle muidu arusaamatuks, välja arvatud, et nendega seotud maksumuudatused ei toeta ei algatusvõimet ega töökust ning on sellega küll mulle vastunäidustatud. Kas meil on plaanis teha lähema 10 aasta jooksul midagi uut, midagi suurt? 30 aastat tagasi lasti põhja uue ooperiteatri ehitus. Midagi pole välja tulnud Baltimaade ühisest aatomilektrijaamast. Üsna lootusetu näib olevat sellise vedelgaasiterminali ehitamine, mis teenindaks mitut riiki. 3/4 kaupadest veetakse riigist riiki veoautodega. Oleks päris loomulik, kui meil oleks juba ammu valmis 4-realine autotee Tallinnast Pärnusse ja Iklasse ja sealt edasi läbi Läti ja Leedu Poolasse ja kaugemale Euroopasse. Seda teed, mida aeg-ajalt ikka meenutatakse nime Via Baltica all, ei ole ega tule, sest mainitud riigid ei suuda iialgi selles kokku leppida selle tee rajamises omavahel. Ei ole siiamaani suutnud ega suuda ka tulevikus. Loomulikult jõuan ma siinkohal välja Rail Balticu projektini ja ka võib-olla nende projektideni, mida Aare Tark mainis. Aga Rail Balticu projekt on suur tulevikuprojekt ja ma ei hakka siinkohal võitlema kõige selle demagoogiaga, mis on suunatud selle projekti vastu. Ütlen vaid, et kui see projekt õnnestub nurjata, siis ei ole ega tule meil enam ühtegi tulevikuprojekti, millel oleks mingi laiem väärtus, mingi piiriülene väärtus, mis seoks Eestit muu maailmaga. NATO tanke ma siia ei arvesta. Mis puudutab tasuvusest, mida tahetakse teada, kas 30 aasta pärast Rail Baltic tasub ennast ära või mitte, siis ma juhin tähelepanu, et Eesti iseseisvuse tasuvusuuring on siiamaani tegemata. Tõsi, Nõukogude Liidu riiklik plaanikomitee tegi ühe uurimuse, mis tõestas, et ise majandav Eesti ei saa hakkama. Aga see jäeti täiesti tähelepanuta, kui Eesti iseseisvus 20. augustil 1991 taastati. Kõik Euroopa riigid tahavad hea tööjõu juurdevoolu. Euroopa Liidus töötab umbes 230 miljonit inimest, 23 miljonit on töötud. Eesti on ju avatud kogu Euroopa tööotsijatele. Ometi ei ole meil mingit massilist trügimist Eesti tööturule märgata. Me tegeleme innukalt hirmude üleskütmisega seoses võimalike tööotsijate sissevooluga. Šveits leevendas hiljuti rahvaküsitlusel kodakondsusseadust. Selles riigis on 31,7% elanikest immigrandid, 1/3 nendest on saanud juba kodakondsuse. Portugal on soodustanud ukrainlaste, brasiillaste ja oma endiste kolooniate inimeste sisserännet. Üks valik on, kas me julgeme ja suudame muuta välismaalaste seadust nii, et Eesti muutuks avatumaks. 27. veebruaril 1905, 112 aastat tagasi, ilmus üks tekst, mille pealkiri oli Noorte püüded, tagasihoidliku alapealkirjaga üksikud mõtted meie oleviku kohta. Tegemist on kuulsa Noor Eesti manifestiga, kus on muuseas sees ka see lause, et olgem eestlased ja saagem eurooplasteks, milleks me mulle tundub siiamaani veel saanud ei ole.
Aga see tekst tasub lugemist, see jahmatab oma kaasaegsusega. Ma toon sealt lõpetuseks ühe lõigu, mis ma kirjutasin siia. Meil Eestis ei ole sallivuse põhimõtted teisiti mõtlejate kohta veel nüüdki kaugelt mitte mõjule pääsenud. Seda vähem siis veel tolv tormisel ajal. Võitlus sai lihtsalt vastaste hävitamiseks. Kaotati aade silmist, mille eest või vastu sõditi ja nähti ainult isikuid, kelle poolt või vastu võideldi. Vastased ei tundnud enesel enam midagi ühist olevat. Nad unustasivad ära, et nad ühise Eesti emakese lapsed on. Seepärast oli iga mõte, iga tegu, mis vastaste poolt välja läks, juba sellepärast kõlbmata, et ta vastaste oma oli. Ja sellest siis tuli, et ka kõige lihtsamate küsimuste kallal häbemata kombel jonniti. Ja keegi, tõenäoliselt Gustav Suits, kirjutas sinna siis ka niisuguse stroofi. Kuule, armas Eesti veli, 2 × 2 ei ole 4. Nii et see on meie valik, millele me pühendume, kas vaidlustada selle üle, kas 2 × 2 on 4 või millelegi suuremale ja meie tulevikule. Aitäh! Aitäh! Kuna Siimu töö oli väga kiire ja korralik ja mulle tundub, et me saime siin nüüd ohtralt ka online pealkirju, siis anname veel võimalust ka ajakirjanikele, kes meid veebi vahendusel jälgivad, veel mõni uudis sellest esinemisest kirjutada, et kui sa, Siim, juhtisid tähelepanu siin sellele, et meil on väga tõsine probleem oma unistuste elluviimisel ja suurte projektide teostamisel, siis ma paluks sul sellist lühikest psühhoanalüüsi, et mis takistab meid suurelt mõtlemast või mis takistab meil suuri projekte ellu viimast või mis on see, mis meil ühel hetkel kammitseb ja paneb mingitesse raamidesse, et me ei suudagi sealt välja mõelda? Jah, mitme miljoni dollari küsimus. Ja oleks lihtne, kui sellel oleks lihtne vastus. No üks asi on see, tähendab, et kindlasti me ei ole täna niisuguse kriisiolukorras, mis sunnib meid äärmiselt mobiliseeruma. Ei maksa unustada, et meie suured projektid, kaasa arvatud ka rahareform, kõik need sündisid ülima kriisiolukorras. Ma lähen siit just Tartu Ülikooli üliõpilastele rääkima ja minu tänane teema on eelarve, maailma nagu eelarve, kuidas eelarvepoliitika on kujunenud. Ja ma tahtsin teha, siis tegin väga huvitava enda jaoks ülevaate sellest, kuidas pandi kokku Eesti rahandus aastal 1918-1919. Ma ei leidnud andmeid selle kohta, kuidas pandi kokku eelarve 1991 ja 1992. Minu viga, küllap need andmed kõik leiab. Aga see oli äärmise, 1000% oli inflatsioon. 1000. See tähendab, et kõik oli nagu äärmise pinge all ja kõik tehti liiga palju ei olnud diskuteerimist. Eesti rahareformi seadused võeti vastu maikuus 1992 ja nendele vastu hääletas üks inimene 3 seaduse peale kokku. Ja see oli üks Eesti ülemnõukogu saadik, mitte ükski venelane ei hääletanud selle vastu, sest et tegelikult suurem osa inimest saab midagi aru, mis parasjagu see kogu see asi tähendab. Aga see mobiliseerumine niisuguses kriisiolukorras kindlasti andis võimaluse teha väga suuri asju. Ja need asjad, mis nagu rahanduseski on tehtud. Teine asi, mis on see, et see, millest ma alustasin, oleviku ja tuleviku küsimus. Valijate struktuur ju ka muutub ja tänu sellele vanuselise struktuuri muutumisele. Ja ega ma ei ütle, et siin peaks nüüd olema, seda peaks kuidagi käsitlema kui negatiivset, sellepärast, et siin härra Kaasik rääkis sellest, et meie ees on vältimatu nõue ka tööviljakust tõsta, aga siiski me seisame ühe hulga valijate ees, kes tahab hoopis jõulisemalt seda, et täna saaks kõik korda ja täna saaks ja mis te siin sellest, et tulevik meid ei huvita, kuigi ma alati küsin, et aga kuidas lapselapsed, kuidas nendega on, eks ole, et ka 95. aastal mina ka ei mõelnud lastelaste peale, keda mul ei olnud siis. Aga täna ma palju rohkem mõtlen. Ma arvan, et see küsimus poliitikas saab olema, on üks võtmeküsimus, kuidas leida kompromissi. Ma täiesti tõsiselt ütlen, et
peab leidma kompromissi nende vahel, kes vaatavad, kelle jaoks peab ütlema midagi ja midagi ütlema ja tegema ka olevikus ja see oleks see hind, millega ollakse nõus tegema muutusi tulevikus. See oleks nagu sõnastamine, mida ma nagu poliitikuna sõnastaksin täna selle väljakutse. Kui me lähme poliitikas tegema 2019. aasta kampaaniat ainult tulevikuprojektidega, siis me kukume läbi, kui me lähme ümber jagama ja ütlema ja 5 euro kaupa tegema mingisuguseid hüvitisi ja jätame tuleviku kõrvale, siis me teeme väga valesti Eesti tuleviku ja Eesti rahva enda jaoks. See on see asi, mis minu arvates, nagu ütleme, kui ma mõtlen nagu poliitikuna mingitele programmilistele seisukohtadele, siis siin ma näen niisugust, ütleme, seda probleemi. Ja head konverentsist osavõtjad, teil on võimalik ka nüüd küsimusi küsida, sest ma tean, et Siim Kallasel on veel natukene aega. On, jah. Ja meil on siin mikrofonid saalis, et käsi püsti ja siis saategi oma mõtteid ja seisukohti, küsimusi, arvamusi. Ma veel lihtsalt lisan, et kes on lugenud seda kuulsat raamatut, see Anatoli Zimitševi, mul kas on meeles pealkiri või autor, kogu aeg mul lähevad kõik need sassi, aga igal juhul see on nagu poliitika tegemisest üks väga vinge raamat, mis aastaid tagasi ilmus. Seal ta ütleb ka, et poliitikas valimised võidetakse ikka oleviku lubadustega, mitte tuleviku lubadustega, aga et see on paratamatus. Järelikult tuleb selle paratamatusele silma vaadata ja leida, et mis me siis nüüd teeme, nii et oleks ka midagi öelda oleviku kohta, aga et selle hind oleks see, et tulevikus saaks midagi teha. Nii, käsi püsti. Tänan. Olen Vilju Paavelt, patendivolinik. Et juba siia konverentsi tulles ma mõtlesin, et äkki saaksin küsida tõesti Siim Kallase käest seda, ja te nimetasite ka oma kõnes lõhe ja minu arust oli ka esimene esindaja rääkis lõhest. Et mina tunnen praegu seda, olles ise ettevõtjana 25 aastat töötanud, et on teatud lõhe valitsejate, riigiaparaadi ja ettevõtjate vahel. Ja tundub, et riigiaparaat, kes jagab raha laiali ja võib-olla töötajad palju mõnusamalt kulutavad, ei tunneta seda, kust raha tuleb. Et kas ei oleks hea nagu see, kui oleks ka riigi aparaadi töötajad rotatsiooni korras ettevõtluses töötaksid? Et teaks, kust tuleb raha neile, millest nad elavad. Tänan. See on väga huvitav küsimus selles mõttes, et sellega mul tuli väga palju tegemist ja ma arvan, on praegugi tegemist Euroopa tasandil, kus on avaliku arvamuse hullumeelne vastuseis sellele, et näiteks Euroopa Komisjoni, ka minusugused komisjoni liikmed ja Euroopa ametnikud läheksid ära ja hakkaksid tööle erasektoris. Te ei kujuta ette, mismoodi hakatakse teie peale kaebama, kui te lähete, kuidas see kõik ja siis hakatakse seletuskirju nõudma ja selles suhtes on nagu haiglane vastuseis, seda, mis te praegu just ütlesite. Mina leian, ma arvan, et teiegi küsimuse taga oli see, et tegelikult nii peaks olema. Ja see Ameerika Ühendriikides on see tsirkulatsioon täiesti vaba. Seal ei ole nagu mingit probleemi, et läheb inimene tööle erasektorisse kohe pärast poliitikaga tuleb, nagu te täna näete, eks ole, presidendi administratsiooni moodustamisel võetakse inimesi erasektorist. Kui te katsuge võtta erasektorist inimest tööle Euroopa Komisjoni. Ja ma arvan, et Eestis on see hoiak, ega me kõik ju natukene läheme ikka sinna samasse suunda, et hoiak ka nagu see sama, kuigi Eestis on siiski erasektorist inimesi ju võetud ja ametnike tasandile on see erasektorist ju tegelikult see mingisugune käive nagu leiab aset, kui hakkate praegu mõtlema, et on siin ju olnud ametite juhte küll, kes on erasektorist võetud. Aga ma olen selles mõttes täiesti nõus, et see tsirkulatsioon nii-öelda avaliku sektori ja erasektori vahel oleks väga värskendav ja vajalik ja tõepoolest, ütleme, kui vaadatakse inimese CV-d, vanamaistega ankeet ja kui seal on sees, et inimene on töötanud erasektoris, siis see peaks olema positiivne, mitte negatiivne, sest on võimalik kahte moodi vaadata, et tuleb mingite huvidega, talle jääb, eks ole, seal kuskil mingisugused varjatud aktsiad või optsioonid, ta hakkab ikka ajama seda asja, ärme teda võta või võtame teda sellepärast, et öelda, et näete, see on
See on kogemus, mida meil siin riigisektoris on hädasti vaja. Aga ma ütlen, et Euroopa Liidu asutuste tasemel on see lõhe hüsteeriline täiesti. Ja noh, teistpidi samamoodi, eks ole, et noh, miks mina näiteks ei tohi sisuliselt 3 aastat minna lennundusse tööle, kuhu mul ilmselt ei oleks väga keeruline mingit mõnusat töökohta leida. Et noh, põhimõtteliselt vajab ka erasektor seda teadmist, mismoodi lõpuks ikkagi asjad otsustatakse. See on reaalsus. Poliitika, demokraatlik poliitika on reaalsus. Seal ei saa ka uskuda müstikat ja ei saa minna illusoorselt, et noh, meil on jube hea idee, et see idee peaks ju arusaadav olema kõigile. Aga see idee ei tarvitse olla arusaadav kõigile ja selle ideele on mingisugune vastuseis erinevatel põhjustel ja see on ka reaalsus. Sul on vaja teha kompromisse ja siis sa viid oma asja läbi. Noh, ütleme, sellest võiks pikalt rääkida, kuidas sellist asju teha saab, aga neid asju teha saab. Ja meiegi oleme seda Eestis teinud ja minugi praktikas on õnnestunud mõned asjad Euroopa tasandil nii teha, et sa tead, kuidas sa neid kompromisse teed. Aga jah, see ringlus erasektori ja avaliku sektori vahel minu arvates on tervitatav. Loomulikult peavad olema aumeeste reeglid, loomulikult peab olema teatud eetikakoodeks, loomulikult peavad kõik need asjad paigas olema, aga nagu ma tean väga hästi, ka erasektoris on need asjad paigas. Alles, nii palju kui mina tean, on samamoodi, et kui erasektorist keegi läheb, ei ole nagu saab isegi mingid kohtuasju algatada, kui läheb kohe konkurendi juurde tööle ja noh, mingi eetika ütleb, et nagu niiviisi nagu ei saa olla, eks ole, et on mingisugused, nii et niisugused reeglid kehtivad ka erasektoris, nii palju kui ma tean. Ma arvan, et kohalviibijad võivad kindlasti seda palju täpsemalt käsitleda. Nii, on veel küsimusi? Meil on natukene veel aega. Kiirelt käsi püsti, nii, palun siit poolt. Kuldar Suits, Kuusakoski AS. Selline küsimus ühest kunagisest konverentsist teie sõnavõtus jäi mulle väga meelde natukene võib-olla see transiidi logistika küsimuses ja siis oli üks selline tõsine argument oli nagu ütleme kaudselt Rail Balticu nagu tuleviku positiivseks tegemisel oli ka see, et põhjaväil ja transiit läbi nii-öelda Põhjameretee ja läbi Soome ja siis tulla läbi tunneli Eestisse, Tallinnasse ja sealt edasi, et kas see on ikka veel aktuaalne või on see juba nagu vaiksemaks jäänud? Ma ei usu, see on ikkagi idee tasemel kogu aeg nagu minu meelest lisab nagu sellist jõudu ja tempot, sest see on, vaadake, väga oluline on see, vaadake Soomet, eks ole. Vaadake kaarti ja te näete, et Soome on ju veel kaugemal Euroopa majanduskeskustest kui Eesti. Meri on vahel, ilm on külm ja nemad loodavad, on kogu aeg väga palju lootnud selle põhjaväila avamisele. See muidugi ei ole lihtne asi. See on meil olid ka need ekspertarvamused on loetud, et et ühesõnaga niisuguses tulevikus, millel on üldse mõtet, aastakümnete pikkuses tulevikus saab see põhjaväil olema kaubanduslikult kasutatav kuskil 30% aastas, mitte rohkem. Sest kaubanduslikult kasutatav, aga põhimõtteliselt on ta ikkagi olemas ja põhimõtteliselt temaga kõik tegelevad, eks ole, Venemaa tegeleb ja soomlased loodavad väga palju, et nad saavad just niimoodi tänu paremale raudteevõrgule saavad oma sealt transiidi käima, sest tegelikult on ju ka Murmanskist Peterburi on ju valmis raudtee, aga miskil põhjusel, ma olen küsinud Vene kolleegide käest omal ajal, et miks see nagu ei üldse keegi huvi ei tunne, siis mulle öeldi, et teatud ei ole ära otsustatud, kellele see peaks kuuluma. Seetõttu sellega ka ei tegelda. Ütleme seda, ärge siis pange sinna online, sest see ei tarvitse tõsi olla ka, oli võib-olla huumoriga öeldud, aga nii või teisiti soomlaste variant on muidugi praeguses palju parem, nii et kui nad toovad ja nad igal juhul on huvitatud Rail Balticust selles mõttes, et kui ka tunnelit ei tule kohe, siis igal juhul ülevedu on ju võimalik paljude teiste variantidega ka. Aga ma võiks minna muidugi põlema siin praegu selle Rail Balticu teemal
ja ikkagi ma ütlen teile, kuulge, mõelge rahulikult järele, kui inimesed kirjutavad, et Rail Baltic on projekt ei kusagilt, ei kusagile, siis need inimesed ütlevad, et 30 aasta pärast pole siin midagi ega pole seal midagi. Kas te saate seda nagu kindlalt väita, et ei ole mingit tulevikku Eestil, ei ole mingit konteinereid, ei ole mingid reisijaid 30 aastast. Me räägime, kuni see käima läheb, kuni majandus sellega harjub, kuni kõik teevad oma business-plaanid, see on 30 aastat. Ja me täna ütleme, et 30 aastat me teame, et Eestil ei ole mingit tulevikku. Noh, tähendab, see on väga suure vastutuse võtmine. Siis kirjutatakse, et jätame, kui me selle kaasfinantseerimise saaksime, et see mis selle kaasfinantseerimise eest saaks kõik teha, kui seda ei peaks panema Rail Balticu kaasfinantseerimise üldse on, kuidas seda täpselt teha, on erinevad variandid. Aga ma väidan teile, mitte midagi ei saa selle eest teha. Sellepärast, et see kaasfinantseerimine pudistatakse laiali, iga aasta eelarve, kui te ei mobiliseeri, see on see sama, mis siin Lauri Hussar ütles, et eks ole, peab olema mingisugune mobiliseeriv idee. Kui seda mobiliseerivat idee ei ole, siis meil on tarvis kogu aeg, eks ole, laiali jagada igasuguste pisiasjade peale ja see kõik lendab laiali niisugust asja, et meil on, ma ei tea, mis see summa on, see kaasfinantseerimisel, et see summa, et nüüd jääb nagu kõrvale, ta ei jää kõrvale, ta lihtsalt kaob ära ja teda ei ole. Nii et kõik need argumendid on nagu, ja siis muidugi kogu aeg, keegi räägib kogu aeg, et on ikka, et rahad, et mis meie asi on, kuhu me need rahad kasutame. No kallid sõbrad, ei ole nii. Ei ole nii. See on Euroopa projekt ja see raha, kui see tuleb Rail Balticu peale, siis see tuleb Rail Balticu peale, aga ei ole võimalik seda meil, see ei ole regionaalfondide raha, mida saab riik oma käe järgi jaotada. Ma võin muidugi teilt siin kohe pikalt sel teemal nagu innustada. Aga uskuge mind, ärme lase seda projekti alla, et see on, ma arvan, see on nii suure sümboolse ja geopoliitilise, aga just nimelt sümboolse tähtsusega ja tõepoolest, siis me ütleme tõesti, et 30 aasta pärast, me oleme kindel, et 30 aasta pärast on Eesti ainult koht, kust käiakse vanavanematel külas. Ja seda me kindlasti ei taha. Aga ühe küsimuse jõuame veel võtta. Tänan. Kaupo Nõlvak, Kuldkroon, Osaühing. Ma ajaliselt võin eksida, aga 10 aastat tagasi oli Eestis suur diskussioon rahvusliku kokkuleppe küsimuses ja see sumbus üsna kiiresti, kuna ei jõutud siis arusaamile, milles ikkagi täpselt kokku leppima peab. Ja ma mäletan, olite nagu äärmiselt skeptiline algusest peale sellega, et mäletan neid seste isegi, et kus need hoovad on, et milles need kokkulepped siis peaksid nagu kuidagi pädema. Et vahepeal on kodanikuühiskond tublisti arenenud ja kuigi ma ise 10 aastat olin väga nõus teie selle skeptismiga, siis nüüd vaadates seda kodanikuühiskonna arengut nüüd küsingi, et kuidas te täna vaatate sellisele mingisugune rahvusliku või kuidas me teda nimetame, ei olegi nii tähtis kokkuleppele, milles kas võiks olla mingisugune seeme sellele teemale, mis me täna arutame. Aitäh. No, kodanikuühiskond on muidugi midagi hoopis muud, kui ta oli või 25 aastat tagasi, aga ma ise olen loonud ühe fondi, kuhu kodanikuühiskonna toetuseks, nii et see on Rahvuskultuurifondi üks allfond ja see ka toimib nii, et ma igal juhul seda asja toetan. Aga mis puutub nüüd, see rahvuslik kokkulepe, tähendab, sõltub nagu, mis asja peale siis ikkagi see kokkulepe läheb. Meil oleme ju tegelikult teinud rahvuslikud kokkulepped, ega seesama Euroopa Liitu astumine ja NATOsse astumine on ikkagi olnud rahvuslik konsensus ja mõned muud asjad ka, kus on selgelt, see on nagu idee, et sul peab olema see idee, et mida sa siis tahad nüüd. Et kuhu sa tahad, tegelikult tuleb sellisel juhul sellesse kokkuleppesse ikkagi kaasata poliitilised erakonnad ja kes on need inimesed siis, kes need kokkuleppe, kuidas see moodustatakse. See on jälle omamata pikk teema, näiteks ei saa tekkida niisugust olukorda, kus seda kokkuleppe mehhanismi hakkavad kuritarvitama niisugused väikesed, agressiivsed
grupid. Euroopas on see väga suur probleem ja mina ise tegelesin sellega oma esimeses perioodis, et hästi palju kaasataks kodanikuühiskonda kõikidele diskussioonidele. Siis mulle ütleb kolleeg, kes tegeles tervishoiuga, ütles, et kuule, mis see jama sa oled kokku keeranud. Mul on saalis istub 60 organisatsiooni esindajad ja ma ei tea, kas 60, kas need organisatsioonid on, kas nende taga on 3 inimest või 3000 või 300 000 inimest. Aga just, probleem on just see, et kelle taga on 3 inimest, need teevad kõige rohkem kära. Ja selle tõttu tuleb see valikuid nagu teha, et see kokkulepe, eriti Euroopas üritatakse ikkagi kõiki asju kokku leppida ja see kompromisside tegemise mehhanism on tegelikult väga ulatuslik ja ega seda ei saa öelda, et see paha oleks. Et see vastupidi ongi siis, kui need lõpuks otsused tulevad, siis nad on nagu väga adekvaatsed. Nii et see on ju kas või kui keegi sõnastab väga selgelt selle kontseptsiooni, ma nüüd kasutan juba üle nulli selle ajaga, näiteks eile tuli välja Euroopa Liidu valge raamat, ma jõudsin hommikul seda kommenteerida, Jean-Claude Juncker või Juncker pidas suure kõne, eks ole, ma pean kurvastusega ütlema, et ma olen niisuguseid asju lugenud juba korduvalt. Ja seal on nagu täpselt see asi, et tore, kõik need asjad on õiged, eks ole, kui me lähme nagu detailide juurde, siis saatan on seal alati peidus. Ja kuidas nende detailidest üle saada, see on, kelle vahel see kokkulepe täpselt siis sõlmitakse, et mismoodi seda Euroopa Liitu edasi aetakse. Näiteks liikmesriigid, mida omal ajal Mario Monti jaotas liikmesriigid 4 gruppi, ainuke paber, seda sorti paber, mis on tõesti minu jaoks siiamaani aktuaalne 2010, kus siis ta kirjeldas nagu erinevad riigid, nende huvid ja et nende huvide vahel on, kui tahta, tema teema oli ainult siseturg, et kui tahta nende huvide vahel leida nagu siis konsensus, siis peab arvestama neid asju. Et kui me nüüd, ma olen igal juhul selle poolt, kokkuleppemehhanismi ja kompromisside poolt, selles suhtes ei ole kahtlust, aga selle kokkuleppe sõnastamine ja selle mehhanismi püstipanemine ja pärast selle realiseerimine, need peavad ka olema selgeks. Kui on kokkulepe, kas või Euroopa Liitu liitumine, mis ju lõpuks hääletati referendumil, siis selle viis ellu kogu, mitte ainult valitsus, vaid ka parlament, eks ole, Riigikogu ja kohalikud omavalitsused, see oli väga selge. Esimene oli see poliitiline kokkulepe, et jah, me läheme, siis see lõpuks vormistati muidugi see 7 aastat läbirääkimisi, vormistati ära ja siis poliitiliselt lõpliku hinnangu andis rahvaküsitlus ja siis viidi see ellu. Et kui täna meil oleks nagu väga selge mudel, kui siin viibimised, mis me 10 aasta jooksul, mis me peaksime tegema, siis me muidugi, ütleme, mõni erakond võib ju sellise asja vedada võtta, et kuidagi keegi peab olema see, kes nagu veab. Aitäh! Ja ma tean, et Siim Kallas peab kiirustama Tartusse tudengitele. Aitäh, Siim Kallas! Aitäh!